Kallis kogudus, mul on rõõm teid tervitada Jeesuse Kristuse nimel. Armu ja rahu teile. Täna on mul südames jagada teiega teemat arm või teod. Olen selle üle mõtisklenud ja Jumal on andnud mõned kirjakohad ja mõtted, mida siis nüüd jagan teiega. Pauluse kirjas Efeslastele 4:7 öeldakse: ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Jaakobluse 2:14. Mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid ei ole? Neid kirjakohti lugedes meenus mulle üks kristlik nali, mida hiljuti üks tuttav mul rääkis, ja see oli järgmine, et üks mees sureb ja pääseb taevasse ja taevaväraval kohtab ta Püha Peetrust, kes ütleb talle: tere tulemast! Enne kui pääsed taevastesse rõõmudesse, on sul vaja teenida 100 punkti. Sa pead mulle rääkima kõikidest oma headest asjadest, mis sa oma elu jooksul oled teinud, ja ma annan sulle teatud arv punkte iga hea teo eest, sõltuvalt sellest, mis see täpselt oli. Kui saab 100 punkti täis, pääsed taevasse. Nõus, ütleb mees. Ma olen ühe ja sama naisega abielus 50 aastat ja mitte kunagi ei ole teda petnud, isegi oma südames mitte. See on suurepärane, ütleb Püha Peetrus rõõmsalt. Hästi, ma annan sulle selle eest 3 punkti. 3 punkti? On mees üllatunud. No hea küll. Aga ma olen tubli kirikus käia kogu oma elu jooksul ja maksin kogu aeg kirikumaksu korralikult. Äge, hüüab Püha Peetrus. Selle eest teenid kindlasti 1 punkti. 1 punkti, ütleb mees imestunult. No, aga ma rajasin kodulinnas supiköögi ja töötasin kodutute varjupaigas. Fantastiline. Selle eest saad 2 punkti. 2 punkti, karjatab mees. Sedamoodi arvates on küll võimalik taevasse pääseda ainult tänu Jumala armule. Bingo, 100 punkti, astu sisse. Ja Püha Peetrus avab taevaväravad. No nii, mitu punkti siis mina ja sina praegu võiksime saada, kui me peaksime kohe siit hetkel lahkuma? Mis sa arvad? Kindlasti oled teinud ju palju häid tegusid, kas pole? Ehk ongi nii. Aga mis on siis olulisem, kas arm või teod? Mis sa arvad? Kuulsite ju, oli korralik abikaasa ja käis kirikus, maksis makse, rajas supiköögi ja abistas kodutuid. Aga see polnud piisav. Aga tegudest ma ainult taevasse ei saa, kuulsite? Et arm on see, mis meid päästab. Kuigi tegu pole ju vale. Uurime esmalt, mis on armu tähendus. Kaaris. Kreeka keelest tulenev sõna, mis tähendab meeldivus, armsus, soosing, heasoomlikkus, hoolimine, armu leidma kellegi silmis, kink, armuand, tänu, tänamine. Kuulsime, et armul on mitmeid erinevaid külgi, aga kelle või mille kaudu on meil siis arm osaks saanud? Jeesus Kristus, Jumala poeg, on tulnud siia maailma, kannatanud ja ristile läinud meie kõikide pattude pärast, üles tõusnud ja tema lunastuse kaudu, võttes Jeesust oma südamesse, on meil õigus imelisele armule. Jeesus on meie kingitus. Jumal on andnud kõige kallima ja seega arm on ülim armastuse headuse väljendus. Me ei saa armu välja teenida, kuna see on soosing. Tema on sind kutsunud ja valinud. See suuremeelsus sõltub andjast. Nüüd, kui Jeesus elab meis, saame me ilmutusi temalt ja tema armastusest, aga see pole veel kõik. Me saame teha tema tegusid ja veel suuremaid. Mida me selleks vajame? Mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid ei ole? Kas see usk suudab teda päästa? Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest ning keegi ütleks neil, minge rahuga, soojendage end ja sööge kõhud täis,
aga ta ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku, mis oleks sellest kasu. Nõnda on ka usuga. Kui seal ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Aga mõni võib öelda näiteks, sinul on usk, aga minul on teod. Näita mulle usku lahus tegudest, aga mina näitan sulle usku oma tegudega. Sina usud, et Jumal on üks ainus. Sa teed seda hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmuga. Kas sa usud ja suudad mõista, sa tühine inimene, et usk on ilma tegudeta surnud? Nagu me kuulsime, Jumala sõna räägib selleks, et teha tema tegusid armus, vajame usku. Uskuge Jumalasse. Kes usub, see püsib. Õpetussõnad 16:1-9, see tähendab, et Jumal ütleb, võta see rikkus kaasa, usalda mind, siis sa oled hoitud. Usalda talle oma süda, oma sõnad, oma tööd, oma teed, oma rännakud. Kes usaldab ja usub, see püsib. Meenub kohe ühe Hiina missiooni rajaja Hudson Taylori nimi. Usun, et see on ka võib-olla teile tuttav paljudele. Tal oli nõrk tervis vanemas eas, ta kannatas eriti südamehaiguse ja mälukaotuse all. Ja viimaks ta ei suutnud enam istudagi. Ja ühel päeval ta ütles oma abikaasale, ma ei suuda enam lugeda, ma ei suuda enam palvetada ja vaevalt suudan veel mõelda, kuid siis lisas naeratusega, ma suudan usaldada. Nüüd vanas eas hoidis see teda komistamast muredele ja nurisevale meelele. Meie ei libastu, sest Jumal hoiab meid. Meie usaldame Jumalat, sest me oleme tema sõna kohaselt armu all. Tema varustab meid kõigega, mis meil on vajalik. Aga meil on antud armu järgi erinevaid armuande, ütleb Roomlaste 12:6. Ja selleks, et nüüd olla Jumala riigis parim, pead sa teadma oma suuri ande ja need tööle panema. Pauluse üheks andideks oli telkide ülespanemine, et oma teenistust toetada. Aga tema suurimateks andideks oli koguduse rajamine ja õpetamine. Mis on sinu andideks? Kas sa elad püha vaimu juhtimises? Jagan teiega veel ühte tänapäeval minu elus juhtunud lugu, kus tegin oma esimese püha vaimu teo. Teenides ühte inimest, olin alles üsna noor kristlane, põlesin Jumalale väga ja räägin sellest, kuidas ta ühel õhtul mind kasutas. Oli hiline õhtu, sättisin ennast juba magama ja korraga vaimust tuli mõte, sõnum, mine naabri juurde. Kohe tuli teadmine, missuguse naabri juurde ka. Mõtlesin, et ei, see naine joob ja temaga on alati probleeme ja ei, sinna ma küll minna ei taha. Ja hoidsin temast alati üsna eemale ka. Ja korraga korrati uuesti ülesannet, mine naabri juurde. Koputasin naabri uksele. Keegi ei vastanud. Ootasin. Koputasin veel kord ja astusin sisse. Esikus sisenedes suurde tuppa avanes mulle üks hämmastav vaatepilt. Naabrinaine istus põrandal maas. Nähes mind hakkas kõva häälega karjuma. Mine ära siit, miks sa tulid siia? Ma tahan enda elule lõpu peale teha ja ma ei taha enam mitte kedagi näha, mitte kedagi. Mind ei vaja mitte keegi. Mine ära. Ja mõistsin, et ta on sügavalt purjus. Ehmusin, sest mul ei ole kunagi olnud sellist kogemust. Hakkasin vaikselt palvetama. Ja korraga sain südamesse öelda talle sõnad. Aga on keegi, kes armastab sind. Tema ei hülga ega jäta sind kunagi maha. Kes see on? Küsis ta. See on Jeesus. Tulin seda just praegu sulle ütlema. Korraga ta vaikis ja vaatas pikisilmi mulle otsa. Ja püha vaim andis märku küsida, kas ta on näljane. Ta ütles jah ja ma läksin oma korterisse tooma talle võileiba. Samal ajal olin palves kogu aeg. Tänu Jeesusele, et selliseks kujunes minu esimene püha vaimu tegu tema juhtimisel,
et tulla appi hädas olevale inimesele, mis andis mulle palju julgust usaldada pühavaimu häält ja astuda välja ka julgelt tulevikus. Tänu Jumalale see inimene on elus ja on teel tema juurde. Aga samas on väga oluline, kuidas Jumal ilmutab oma sõna ja korrigeerib meid, et võiksime kasvada temale meelepäraseks tööriistaks kannatlikkuse ja usaldusega. Ma loodan, et kõik metodistid mäletavad seda lugu, kuidas 24. mail 1738 Londonis Aldersgate'i tänaval peetud palvetunnis puudutas Jumal oma sütitava tulega John Wesleyt. Temast sai äratusjutlustaja, kes juhatas ka teisi sellele teele, mida ta isegi otsis. Ja ta ütles, ma tahan teada üht asja, teed taevasse, kuidas randuda turvaliselt sellel õnnelikul kaldal. Ja nüüd tead sina ka, armas sõber, et meil kõigil on ühine eesmärk, igavikuline rännak tema armastusse. Ja kui sa veel ei tunne ja ei tea tema armastust, siis tea, Jumal armastab sind. Ja sind ka. Kui sa oled täna juba siia tulnud ja mõelnud, et see ei ole mulle, ma olen patune ja ma olen eksinud, siis ei, täna on soodusaeg kõigile, ka sulle. Tule tema juurde ja saa tema lapseks. Vaata ringi, siin on sinu armastav perekond. Need on inimesed, kes armastavad üksteist. Elavad armastuses. Tule nii, nagu sa oled. Ja saa tema lapseks. Ära oote ka mõtle nii, et eksinud ja patune ei sobi. Aga Mattuse 11:28-30 ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja teie leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ta on oma poja lunastanud ka sinu eest ja et igavene elu oleks minus ja sinus. Aga võib-olla sul on täna mingi mure, oled siia tulnud või mõni haigus, mingi probleem. Võib-olla esimest korda oled täna siia kirikusse tulnud, siis tea, et peale teenistust meie meeskond tuleb siia ette ja me palvetame ka sinu eest. Ole julge tulema. Tea, et Jeesus armastab väga sind. Ja tule ja uuenda oma usuelu. Võib-olla sa vajad püha vaimu, et ka oled oodatud. Ja ehk oled palunud seda patuse palvet näiteks, mis kõlab nii. Issand Jeesus Kristus, ole mulle patusele armuline. Kas sa mäletad seda? Mina olen käinud päevi niimoodi ringi ja palunud Jumalalt armu ja halastust. Ja ma tean, et ta kuuleb igat palvet. Kas sa mäletad seda lugu Tölnerist ja Variserist, kes palus armu ja tundis ennast üsna patusena? Just, kes see oli? Jaa, õige, see oli Tölner. Aitäh. Et Luukase 18:13. Aga Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rinda, ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ei piisa paastumisest, tegude tegemisest, vaid Jumal vajab meie südant, meid ennast ja suhet temaga. Ja sa koged Jumala soosingut, sest see voolab sinust välja, kui sa oled Jeesuse vastu võtnud. Ja ükski heategu ei kata kinni armastuse tegu. Aga jagades teistega, aidates, halastades, palvetades, julgustades, eelkõige andestades, armastades, me saame teha väga palju head. Meie ümber on palju religioosseid inimesi, kelles pole tema armastust. Ja tahetakse tõsta iseennast, oma tegudega ennast, tuua au iseendale, mitte Jumalale. Niisiis, meid mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Jeesuses Kristuses. Roomlaste 5:2 ütleb, kelle läbi me oleme usus saanud ka sellele armule, milles me seisame
ja kiitleme oma lootusetust, oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Ja oleme väga tänulikud kallile Jeesusele selle eest, et mida tema on meie jaoks teinud. Roomlaste 6:14. Sest patt ei valitse enam meie üle, kuna te ei ole seaduse, vaid armu all. Roomlaste 6:23. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavese elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Ja kokkuvõtteks võime öelda, et Jumal on armastuse ja halastuse Jumal. Roomlaste 9:15. Ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Tema on see, kes kutsub meid. Meie ei saa ise minna Jumala riiki, aga tema kutsub igat inimest ja ootab ka sind. Võta vastu tema kutse ja arm juba täna, et teha tema armastuse tegusid ka teistele ja teenida teda, et igavikus võiksime kõik koos kohtuda. Ja enne kui me läheme palvesse tema armu kätele, ma palun, et sellel nädalal oleksime väga tundlikud tema puudutusele, andes end tema kätte, kasutada ennast, mida mina võiksin sellel nädalal teha, kas oma kodus või töökohas, koolis või kus iganes. Ma ei taha panna piiranguid Jumala tegudele, sest ma ei tea, mida tema soovib teha, aga anname ennast tema kasutusse, öeldes, võta minu elu ja tee sellega, mida sina tahad, issand. Ja sündigu sinu tahe meie elude üle. Ja nüüd võimalus on tulla eestpalvesse kohe veidi aja pärast, et teha täna oma elu parim otsus või anda ennast tema armastusse või uuendada oma elu temaga. Armu ja rahu teile kõigile, et teha Jumalale meelepäraseid tegusid. Aamen.